Aga mis siis ikka? Hakkame pihta oma järjekordse hommikuklubiga. See on maikuu esimene. Plaani järgi käivad nad siis vastavalt 2. ja 4. neljapäeval hommikul kell 10 ja katsume üle tunni mitte minna. Ja alustame traditsiooniliselt siis, et täna on meil jälle kõigepealt rindeteated väsimatult doktor Popovilt ja loodame, et tal on valdavalt positiivselt meile täna rääkida. Ja teine jutt tuleb samuti eelmise klubi järjena. Kohale tuleb eelmise ja õigemini veel ülestõusmispühade aegse suurürituse süüdlane Priit Haldma, Esttanki juht, räägib Esttanki tegemistest ja ta ei ole veel meiega liitunud, aga kohal on kogu selle Esttanki loo peasüüdlane, kes kogu selle jandi on leiutanud, Esttanki loonud ja ta käima pannud, teda arendanud ja tema nõukogu eesotsas tänase päevani seisnud. Et see on Raigo Tammo, kes seal niimoodi tõsise näoga meil olemas on. Tunnistan süüd. Andeks antud. No niimoodi, doktor Popov, põrand on teie. Jaa, tervitused minu poolt veel kord. Jagan ekraani ja räägime siis sellest, mis meil praegu toimub siin seoses Covidiga. Lootsin väga, et tänaseks teema peaaegu maas, aga kahjuks need levendused, ei tea, kuidas ettevõtjad ütlevad, on see kahjuks või õnneks, aga medikute jaoks on ta kahjuks. Et teema on ikkagi aktuaalne ja endiselt. Nii et täna meil olukord on parem kui Lätis, Leedus, Rootsis, aga halvem kui Soomes. Ja üldiselt oleme justkui stabiliseerumas, see stabiliseerumise tase on suhteliselt kõrge, ikkagi üle 300 000 kohta. Nii et võrreldes teistega võib öelda, olukord on meil pisut parem, mujal on justkui juurdekasv, et Lätis kus vaktsineerimistase on tunduvalt madalam võrreldes meiega, kuna nad vaktsineerivad ainult AstraZenecaga. Nendel ei ole Pfizerit ja nad sellest loobusid omal ajal mingil põhjusel, arvasid, et AstraZeneca on parem, efektiivsem, odavam ja kättesaadavam. Nüüd olukord on natukene halvem nendel ja Leedus, nagu te näete, on justkui järelllaine. Ma ei välista, et ka meid ootab sarnane järelllaine, kui me praegu teeme kõik lahti, nii nagu meie valitsusel plaanis on. Et täna me tegelikult selle valge raamatu kohaselt oleme punase ja oranži piiri vahel. Praktiliselt kõigume kriitilise ja päris keerulise situatsiooni vahel. Nii et meil langes suremus, aga nakatumise määr on praegu suhteliselt kõrge ja me väga efektiivselt alla ei lähe. Nakatumiskordaja on ka siin Eestis tervikuna on ta pisut madalam kui 1 ja tänu sellele meil on veel langustrend olemas, aga meil on olemas regioonid, näiteks lõunaregioon, kus nakatumiskordaja on kõrgem kui 1, mis tähendab seda, et lõunas tegelikult tekib vastupidi nakatumise tõus. Ja idaregioonis on registreeritud ka mõningane tõus, praegu siin on ta 1 kõrval, aga graafikud näitavad, et seal oli juurdekasv. Et üldiselt olukord on selline, kus see graafik seda hästi illustreerib, et 300 juurde me võime jääda kuni jänipäevani kaasa arvatud, kui samamoodi kestab. Et üldiselt see tähendab seda, et me pidevalt elame sellises stressi olukorras, kus endiselt kõik peavad maski kasutama ja peavad distantseeruma, suured üritused piirangutega, kui need ikkagi lubatakse. Ja pidevalt eksisteerib risk, et me bilansseerime haiglates selle plaanilise ravi piiramise ja vabastamise lubamise piiri peal. See on praegu päris selline, minu jaoks on ta mitte väga ilus prognoos, mida ma siin näen.
ja mina pooldaksin seda, et me ei kiirustaks väga piirangute leevendamisega nii kiiresti, vaadates seda, mis dünaamikat on praegu näha. Ja siis, kui vaadata, mis vanusegruppides on juurdekasv tekkinud, enamasti justkui miinused, aga on olemas ka sellised positiivsed numbrid, kus näiteks lapsed 5–9 aastat vana, need on needsamad, kes läksid kooli peale seda, kui leevendused tekkisid meil. Seal on kohe tekkinud juurdekasv ja tegelikult koos sellega need inimesed ja lisaks sellele veel siin juurdekasv gümnasistide grupis, kes peavad koolis käima. Et koos sellega tegelikult nakatuvad nende vanemad, tavaliselt tekib perekondlik levik ja nii ta levibki edasi. Ja see korreleerub tegelikult selle vanusegrupiga 30–39, kes on nende laste vanemad tavaliselt, et 5–9 ja 30–39 on olemas mõlemas grupis juurdekasv ja need inimesed ei ole veel vaktsineeritud, nii et ei lapsed muidugi ega ka nende vanemad ei ole veel vaktsineeritud, nii et sisuliselt, kui me teeme koolid lahti, me tekitame massüritusi sellega, see on minu isiklik seisukoht, mis ei lange kokku teadlaste nõukoja seisukohaga ja valitsuse seisukohaga, aga mina arvan, et koolid sisuliselt on võrdväärsed suurüritustega ja massüritustega, kus inimesed kulgeliselt koos ja nende vanemad on need vektorid, mis levitavad edasi viirust mööda Eestit. Nii et ma tean, et Marjo Kadastik on seisukohal, et midagi ohtlikku koolides ei ole ja nad võivad kõik õppida, aga eks igalühel on oma arvamus selle kohta. Ja vanemad inimesed ei haigestu väga palju ja pigem siin on langustrend. Need on vaktsineeritud inimesed ja täna on 70% praktiliselt selles vanuses 70+ on vaktsineeritud. Nii et see grupp on meil hästi kaitstud ja see on suurepärane. Need üksikud puhangud, mis tekivad vaktsineeritud inimeste seas, nagu siin on olnud juba peegeldatud, tegelikult ei toonud kaasa rasket haigestumist, need inimesed põevad suhteliselt kergelt, kas väheste sümptomitega, need, kes on vaktsineeritud 2 doosiga või peaaegu asümptomaatilised. Suurbritannia tüübi endiselt meil valitseb, väike langustrend on siin tekkinud hästi minimaalne, peaaegu mitte märgatav, aga samas on ilmunud Lõuna-Aafrika Vabariigi tüübi, mis hakkab vaikselt, aga järjekindlalt levima siin ja nüüd India tüübi, mis üksikud juhtumid on tekkinud. Nii et sellel nädalal, siis eelmisel nädalal 5 lavi ja 2 India varianti, üks Indiast, teine Saksamaalt on meile laekunud, aga need on sekveneerimised ehk sekveneerimine tähendab seda, et 5000 proovi võetakse selleks, et kontrollida ja sellest te saate ekstrapoleerida, kui palju reaalselt seda liigub meil Eestis ja et vastavalt nendele protsendidele, mis moodustab see number sellest numbrist. Aga enamasti see on Suurbritannia tüübi ja tänased numbrid on siis 334 haigestunud 100 000 inimese kohta 14 päeva jooksul, lisandus 300 uut juhtu ja esmased positiivsed kokku 126 364, see on siis koondarv, võib öelda epideemia alguses või pandeemia alguses. Ja samas positiivsete testide osakaal on langustrendis. Siin on ta peaaegu horisontaalne, see number, aga üldiselt on ta 6,9, täitsa okei ja liigub allapoole. Et mida madalamaks ta läheb, seda efektiivsem on kontroll epideemia üle ja seda väiksem ja tagasihoidlikum on varjatud levik nagu ikka. Ja vaktsineerimine on ka siin näha, et vaikselt liigub edasi. 2 doosiga vaktsineeritud 12,7%, vähemalt üks kord peaaegu 30% ja et, nagu te teate, alates esmaspäevast avame massvaktsineerimiskeskusi. Ja see number, mida ma olen siin traditsiooniliselt näidanud kogu aeg langustrendis, et 4439, vahepeal oli ta tunduvalt kõrgem. See langeb ilusti. Ja siis siin on näha, et üks Ida-Virumaa see
kõver meil läheb ülespoole, et lisaks sellele see kõver, mis on, kui ma ei eksi, olen ilmselt värvi pime, aga tõenäoliselt on Lääne-Viiru, võib-olla ma eksin, siin on ka üles läinud. Ja see on vist küll. Aga muidu siin Harjumaal on langustrend praegu veel endiselt olemas. Haiglaravi kohta eelmisest kohtumisest on tõsine muutus. Eelmise kohtumisel oli meil haiglas 427 inimest, täna hommikul 248, -42%. Järjest paneme meie COVID osakonnad kinni. Meie haiglas kaasa arvatud tõmbame, võib öelda, otsa kokku ja kui täna on meil veel lahti 84 voodikohta meie haiglas, siis alates järgmisest nädalast paneme kinni 16 nendest ja sisuliselt me töötame nakkuskliiniku pinnal ja ka seal lisaosakond läheb kinni ja suures majas meil on ainult 2 kolmanda astme intensiivravi voodikohta. Teised haiglad kõik eskaleeruvad, PERH-is lähevad osakonnad kõik kinni, Ida-Tallinna Keskhaiglas kinni ja sisuliselt normaalne haiglaelu taastub. Ja meie sõnum on see, et valitsusele, et surume lõpuni, nii et meil ei peaks uuesti midagi eskaleeruma, uuesti midagi need osakonnad lahti tegema. Ja intensiivravis on nüüd ilus trend allapoole, nii et ka intensiivravi voodikohad lähevad kinni vaikselt, et ei ole neid nii palju vaja. Koondarvetest rääkides, meil, nagu ma juba ütlesin, need esmaseid positiivseid teste, need on sisuliselt, kui palju Eestis inimesi on läbi põdenud. Teiste sõnadega, see on praktiliselt aasta jooksul, seda võib võtta, kuna kevadisel perioodil neid inimesi oli umbes 5000. Sellest te saate 5000 maha võtta ja siis umbes 120 000 väikse plussiga on need, kes on põdenud alates sügisest ja kes on tänaseks veel minu arvates immuunsed, et siis 120 000 ja lisaks sinna need, kes on vaktsineeritud, et meil vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga peaaegu 400 000, aga need, kellel on juba kindel immuunsus olemas, 168 000 pluss. Nii et peaaegu 300 000 inimest Eestis on kaitstud, mis on suurema tõenäosusega umbes mingi 23-24% vist elanikkonnast. Ja see tähendab seda, et me järjekindlalt liigume ikkagi selle sama karjaimmuunsuse suunas, mille üheks osaks on vaktsineerimine, mis juba hakkab prevaleeruma võrreldes selle spontaanse immuunsusega, mida inimesed saavutasid peale läbipõdemist. Haiglaravi vajas meil kokku 7500 inimest ja suri haiglates meil 1200. Ja see number on tegelikult, teades, kui palju meil inimesi sureb üldse aastas, tundub võib-olla ei ole nii suur, aga tegelikult see ikkagi tekitas liigsuremust meil siin selle aasta alguses. Need on siis sellised koondandmed selle kohta ja paar sõna vaktsineerimisest. Ma juba siin rääkisin, et me oleme suhteliselt heal tasemel, Läti hakkab jõudma järgi. Soome on veel paremas olukorras kui meie, Leedu paremas olukorras. Me jäime toppama nüüd selle massvaktsineerimise protsessiga. Ma loodan, et meil õnnestub saavutada normaalset positsiooni. Lihtsalt meelde tuletuseks, et kes on täielikult vaktsineeritud. Täielikult vaktsineeritud inimene, kes sai endale Pfizer vaktsiini või Comirnaty, sellest läks mööda 7 päeva. Ja siis kui inimene sai Modernat, siis pärast teist doosi 14 päeva peab mööduma ja inimene muutub immuunseks. Ja pärast AstraZenecat 15 päeva pärast teist doosi. Me räägime Janssenist 2 nädalat, 14 päeva pärast vaktsiinidoosi inimene on immuunne. Et kui me räägime Vaxzerviast, AstraZenecast, siis endiselt ametlik seisukoht 50+ vaktsineerimisele kuuluvad või see sobib, ütleme, vaktsineerimiseks, aga nooremad inimesed mitte.
ja see on üks põhjus, miks meie ei kasuta praegu Vaxzerviat meie suurtes vaktsineerimiskeskustes, sest tegelikult noorte inimeste seas on ta üsnagi ebapopulaarne preparaat. Janssenist rääkides, ta on meil nüüd olemas vaktsineerimiskeskustes. Me praegu veel ootame, vähemalt meie vaktsineerimiskeskuses natukene ootame nende aegade avamisega enne seda, kui meil tekib ametlik kommunikatiivne seisukoht selle kohta, et tegelikult Jansseni vaktsiini kasutamisel võivad esineda väga-väga harva, aga võivad esineda trombemboolilised riskid ja tüsistused. Nii et see tõenäosus on äärmiselt väike. Ta on väiksem kui Vaxzervia ja AstraZeneca puhul, aga nad ikka eksisteerivad. Seda siiamaani niimoodi päris konkreetselt ei ole kommunikeeritud. Ametlikult ta on lubatud 18+ kategooriatele ja ei ole justkui probleemi, aga inimesed peavad olema teadlikud, kui nad registreerivad ennast Jansseniga vaktsineerimiseks, et selline risk ikkagi eksisteerib. Vähemalt see informeeritud otsus ja inimene saab aru, mida ta teeb, kui ta registreerib ennast vaktsineerimisele Jansseniga. Meie esmane plaan oli, et meie vaktsineerimiskeskustes, mida me avame esmaspäevast, meie ei kasuta üldse vektorvaktsiine, me kasutame ainult mRNA vaktsiine Pfizer, Moderna, kuid kuna Janssen on ametlikult praegu lubatud 18+, siis tegime otsuse, et me sellise võimaluse tekitame inimestele, seda enam, et paljud tahavad ennast vaktsineerida Janssen vaktsiiniga, kuna see on üks doos ja saab kuhu iganes lennata pärast 2 nädalat. Inimene on täisvaktsineeritud, teist korda ei ole vaja teha, see on mugav ja paljud inimesed seda reaalselt tahavad. Mis puudutab vaktsineerimiskeskuste tööd, sellest oli juba meediast juttu ja mina ise olen selle vaktsineerimiskorralduse töörühma asejuht sisuliselt. Töötame tandemis Marek Seeriga, mina konkreetselt vastutan selle eest, et inimesi oleks Eestis kõige rohkem vaktsineeritud ja vaktsineerimiskeskused oleksid avatud. Koordineerin haiglate vahelist tööd selleks, et kõik keskused oleksid avatud. Ise ka siin rannin meie Kaja kultuurikeskuse Kaja vaktsineerimiskeskus Mustamäel ja lisaks sellele praegu tegeleme sellega, et alates järgmisest nädalast koostöös Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Herik-keskuse vahel ja Haigekassa toetusel meil oleks avatud üleriigiline vaktsineerimise kõnekeskus. Ja siis selle kõnekeskuse kaudu inimesed saavad ka ennast registreerida vaktsineerimisele, et millal meil õnnestub seda kõnekeskust avada. Suurema tõenäosusega see juhtub järgmise nädala alguses või keskpaigas. Tegelikult sellega super kiire ei ole, sellel lihtsal põhjusel, et näiteks täna hommikul, kui me tegime lahti need vaktsineerimise ajad ja see juhtus öösel, siis kell 00 või kell 1, siis 1080 aega, mis olid avatud inimestele 40+, kadusid meie selles üleriigilisest digiregistratuurist umbes poole tunniga. Et need olid kõik täidetud silmapilkselt. Täna hommikul olid tehtud uued 1080 aega lahti ja poole tunni pärast juba 300+ neid on läinud ja see lendab momentaalselt laiali. Praegu on tekitatud olukord üleriigilisest digiregistratuuris, kus inimene, kes sinna läheb registreerimisele, ta pääseb ootejärjekorda, kus talle teavitatakse, mitu minutit umbes läheb aega, kuni tema pääseb üleriigilise digiregistratuuri ja siis ta võib isegi oma aega planeerida, et ta joob kohvi, ma ei tea, teeb mõned kõned ja siis pöördub tagasi arvuti juurde, kus ta jätkab oma registreerimise protsessi selle pärast, et see süsteem töötab. Nii et kui teil on huvi, soov kindlasti ja te ei ole veel vaktsineeritud, siis registreerige ennast. Väiksemad keskused meil töötavad Narvas, Kohtla-Järvel, Pärnus, ka kesetestid meil teevad Viljandi, meil teeb ka Lõuna-Eestis Valga ja Lõuna-Eesti haigla, teeb ka Jõgevamaa ja nii edasi. Nii et palun väga, kõik võimalused olemas. Rakveres on ka vaktsineerimisvõimekus olemas.
väike võimekus on ka Läänemaal Haapsalus. Nii palju sellest, aitäh. Aitüma, väga ilus ülevaade. Ja punkt 1 küsimused. Palun, kes tahaks küsida? No, küsijat ei paista, siis ma küsin ise. Et Arkadi, kuidas oli nüüd selle koolivaheajaga? Kas on andmeid reisimise kohta, kui palju siiski lennati lastega soojale maale ja kas see mingi halva tagajärjega tekitas? Ma tean, kui palju sisse toodud juhtumeid olnud ja selline juurdekasv oli 50% pärast seda, kui lõppes koolivaheaeg, aga tegelikult sisse toodud juhtumite protsent oli algusest peale suhteliselt väike, umbes 1,6% kogu Eesti uutest juhtumidest ja siis 50% juurdekasv tähendaks seda, et nüüd peale seda on 3,5–3,6% Eesti uutest juhtudest on tegelikult sisse toodud. Et see number on ikkagi tagasihoidlik, aga igal juhul ta kasvas. Nii et seda me täpselt teame. Nii, kas on küsimusi teistel veel? Mina küsiksin. Tervist, Priit Aldma. Mul on selline küsimus, et vaadates, mis on viimase võib-olla 2 päevaga toimunud vanalinnas ja mereäärsetes kohvikutes ja restoranides, siis ma arvan, et 25% täituvusest ei saa nagu juttu olla, et tundub, et inimeste enda ohutunnetus ka koos päikesega on täielikult kadunud, et kuidas seda teemat, kas olete käsitlenud ja mis tundeid see nagu? No, mina selles mõttes ei saa seda käsitleda, ma ei ole see inimene, kes otsustab seal midagi ja ma jälgin tagajärged praegu kahjuks, et ma näen, mis pärast saab ja kui ma näen, et haiglas pealevool hakkab kasvama, tegelikult see ongi see kõige drastilisem koht, mille peab tähelepanu pöörama. Kui me näeme, et praegu meil on negatiivne saldo haiglates ja see on väga hea, aga kui tekib juurdekasv, siis tavaliselt 1,5 nädala pärast meil on haiglate täituvus kasvutrendis. Ja siin ilmselt seda ka jälgitakse, kas selline trend tekib või mitte. Ma loodan väga, et sellele kiiresti reageeritakse, et ei juhtu niimoodi nagu veebruaris, et juurdekasv juba olemas, aga rahulikult jälgitakse värki umbes paar nädalat ja alles siis tegutsetakse märtsi alguses, siis kui haiglad juba hakkavad täituma. Selline reaktsioon on kindlasti hilinenud reaktsioon ja see toob kaasa järjekordselt seda, et tekivad täiendavad kulud tervishoiusektoris, tekivad surmad, tüsistused inimestel, plaaniravi jälle kinni ja kõik otsas peale. Ma loodan väga, et valitsejatel tarkus jätkub selleks, et jälgida olukorda ja sekkuda õigeks hetkeks. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis on minul palve, doktor Arkadi, et ilmselt on olukord niisugune, et kuluks väga marjaks ära, kui me 2 nädala pärast veel uuesti kohtuks. Aga kohtume, mis teha? Ja, olukord kriitiline, midagi teha ei ole. No aitäh, nii et 2 nädala pärast veel 10 on meilt Arkadi Popov jälle eetris. Nüüd siia juurde, me oleme hommikuklubisid viimasel ajal kõiki salvestanud ja nad on kõik üles riputatud kodulehele. Paremas servas on hommikuklubid ja sealt alt te pääsete kõigi olnute salvestuste juurde. Ja kogu see protsess, mis meil on olnud doktor Arkadi Popoviga, on ka väga põnev järel vaadata. Sest kõik Arkadi esinemised on ilusti graafikutega illustreeritud ja kogu seda kulgu, kes vähegi tahab asjasse süveneda, saab ilusti järgi vaadata. Aga iseenesest süvenemine on väärtus omaette ja ma usun, et meie seltskonnas tänu doktor Popovi esinemistele on asjale lähenemine mõistlik, arukas ja parim, mis üldse sellises olukorras saab olla ja et me välja tuleme, meie seltskond ka sellest kõige paremal viisil ja paremal moel välja tuleb. Nii et veel kord aitäh, doktor Arkadi Popov ja kohtumiseni 2 nädala pärast. Aitäh, head aega, eduka.
nägemist. Tänane teine teema on siis eelmise korra järg. Eelmisel korral me rääkisime pisiveost Jürilt Lõunasadamasse ja veeti Est-tanki suurtoodangut. See oli põlev esinemine, sellepärast et paljudele avanes meil ikkagi väga täielik pilt sellest, kui tõsine asi on üks selline vedu ette valmistada, kooskõlastada, projekteerida ja siis kõige lõpuks ellu viia. Ja meil oli ka kokku lepitud, et siis selles loo peasüüdlased, et Priit Haldma, kes on Est-tanki meie kuldliikme tegevjuht ja kes on omavalitsuse ajal nüüd juba mitu korda suutnud liiklust kinni panna, aga liikluseks. Est-tank on ettevõte, mis on läbinisti innovatiivne ja ta on ettevõte, kes 100% oma imelisest toodangust suudab eksportida ja ka ülikaugetesse maadesse, nii nagu Uruguay. Ja vaadake siin veel kord, et kes meie tänase kohtumise alguses kohal ei olnud, siis Raigo Tammo. Nii et kui me oleme Priitu küllalt nokkinud, siis peasüüdlane on Raigo Tammo, sest tema leiutas selle Est-tanki, tema selle loos sünnitas ja ta peab ka vastutama loomulikult. Nii et palun, Priit, põrand on sinu. Aitäh. Tervist kõigile. Priit Haldma, Est-tanki tegevjuht. Ma sellest see eelmise korra veolugu, et sellel natukene peatume, sest ma räägin sellest projektist laiemalt. Kuid minu hinnangul on see kindlasti keeruline vedu, aga see on Est-tanki jaoks, kuna me teeme eriprojekte ja enamus projektid on ikkagi omanäolised, siis see on tavapärane. Et kas see keerukus tuleb siin transpordil, on see tehases või on see objektil paigalduse osas, seda kunagi täpselt ette ei tea, aga neid ettearvamusi tuleb kogu aeg. Mu esitlus on natukene kohe, et tekitada seda võib-olla seotust, siis ma räägin kohe alguses projektidest, mis on meil näiteks viimase kvartali jooksul välja läinud, mõnest neist siis ja lõpus räägin üldisemalt, kuidas me oleme siiani jõudnud, mis on minu hinnangud nendele põhilistele eristustele, miks me oleme sellel alal edukad, just Eestis edukad ja teistpidi siis ka, mis on tulevikus tulemas. Aga ma hakkan pihta ja loodan, et ajast piisab. Pean ka kindlasti ära mainima, et minu arust sellisel viisil esinemine on väga keeruline ja küsimusi julgelt küsige, et see kindlasti ei ole lihtne niimoodi, publikust on kergem käsi püsti visata ja teha mingisugune küsimus, aga niimoodi võtta sõna eraldi kätte võib olla suurem väljakutse, aga võite ka isegi vahele küsida, kui on selleks tunnet ja soovi. Nii, ma vaatan, kust ma nüüd saan jagada. Aha, siit. Nii. Est-tank identifitseerib ennast kui teenusettevõtet sellises klassikalises industriaaltööstuse ahelas. Ja kui me sisuliselt ei oma toodet, me lahendame oma klientide probleeme ja vajadusi läbi oma võimekuste. Ja siis paar näidet projektidest, kus me oleme siin viimastel kuudel osalenud. Siin on ka välja toodud, see on slaidid, mida ma olen näitanud siis kvartali lõpu koonduval koosolekul enda meeskonnale, sest tuleb tõdeda, et tihtipeale, kuna projekte on piisavalt palju, maja on piisavalt suur,
siis tihtipeale tuleb see projekt jookseb läbi, meie jaoks on see üks mahuti ja läheb ta välja ja võib-olla 80% töötajatest tegelikult lõpuks ei teagi, kellele või mida nad nagu, mille jaoks nad täpselt tegid. Aga selleks, et luua seda sidet, mõista paremini klienti, mõista, mida me teeme, siis on need slaidid kokku pandud. Ja siin on esimene näide, on siis Soomes kaugküttejaama toiteveemahuti. Et see kaugküttejaam, seal oli toiteveemahuti enne ka, mis oli paarkümmend aastat juba siis toimetanud ja oli see vaja see seade ümber vahetada. Siin pildi peal on näha, kus siis sellel majal on selline auk seal seinas ja see mahuti tuli tõsta sealt läbi ja nii-öelda justkui suuskade peale sõita sinna ruumi sisse. Ja Loimua oli ettevõte, kes selle siis tellis. See projekt meie majas liikus hästi, liikus tähtajas ja meie mõistes on see klassikaline toode, mida me oleme teinud juba ligi 15 aastat. Järgmine näide projektist, kus samasugune toode, samad funktsiooni täitev toode läks läbi Saksa kliendi. Steinmüller on siis üks nii-öelda tehnoloog ja konsultatsiooni ettevõte, kellel on ligi 250 töötajat, aga lõppkliendiks taas oli Helsingi lähendal asuv Vanta Energia Waste to Energy soojajaam, kus siis prügi põhjal on kohaliku kütte pakkumine. Ja jällegi meie jaoks väga õnnestunud projekt, et siin pildil on näha siis sellel ülemisel pildil on näha siis milline ta on enne värvimata kujul meie tootmises ja siis väljas on ta juba värvikihi peale saanud ja sellisel kujul ta transporditakse ka kliendile. Natukene juba keerulisem toode ja nagu Tiit ka mainis, et tarnime üle maailma, aga tegelikult seal taga ikkagi see lõpptõde, et seda võimaldavad teha meie kliendid, kes on Skandinaavia ettevõtted, kes on üle maailma ikkagi näiteks tselluloosi tehase ehitamises on Andrits ja Valmet sugused ettevõtted täielik tipp. Ja nende nii-öelda oskust ehitada tehast kasutatakse nii Hiinas, nii laiemalt Aasias, Indoneesias, Lõuna-Ameerikas, Põhja-Ameerikas, Euroopas. Ja siin on näide, kus siis see üks seade, mis siin on nii-öelda metallkestana, see roheline joonis on nii-öelda tema projekteerimisjoonis, on siis meie tehtud seade. Maksab selline seade ligi 500 000. Meie kliendiks kusjuures oli hoopis KBR Ecoplanning, mis on nüüd siis müüdud maha suuremasse gruppi ja kannab praegu nime Blinke siis Saksa ettevõttena. See on nii-öelda inseneribüroo, kellel on üle maailma üle 25 000 töötaja ja on tehnoloogia ja konsultatsiooni ettevõtte taas. Aga järgnevalt tema kliendiks on taas Valmet, kes on tegelikult otse ka meie üks suurimaks kliendiks nii-öelda otse jooksvalt. Ja see seade läks siis Brasiilia ühte suuremasse tselluloosi tehasesse, kus nii-öelda tselluloosi toodang on 500 tonni aastas. Ja oluline selle juures on meie jaoks nende tähtaegadest kinnipidamine ja selle töö täpsus ja teha seda, mida me lubame, on ülimalt oluline, sest et meie seadmed on osaks väga suurest projektist, kus igasugune viivitus, kraanade rentimine, tööjõu ootamine on väga kallis ja seetõttu ei saa me endale lubada pidevat sellist lõtku, aga eks ikka tuleb ette, nagu ka selles suures veos oli. Siin on näide, et samamoodi Andrits, meie üks põhiklientidest Soome ettevõte, ehitab siis Bratski paberitehast, Okaspuu paberitehast ja lõppkliendiks on Ilim Grupp,
mis on üks Soome suurematest paberi ja tselluloosi tootjatest. Ja sellelt jooniselt või pildi pealt on näha siis, milline see seade on meie tehases ja suure pildi pealt see küll ei ole see konkreetne Bratski tehas, aga üks Susano tehas, aga on näha, et kus see selle punase kastisest, kus see selles tehases tegelikult see meie toode asub. Ja antud juhul me oleme siis teinud just selle toote osa, aga on ka projekte, kus me oleme teinud sellest punasest kastist ja sellest digester topist siis kogu selle alumise suurema mahuti ka, mis on osadena valmistatakse tehases, viiakse objektile ja seal keevitatakse kokku. Ja kõiki neid seadmeid tegelikult ühendab siis sõna nagu protsessitehnika ja nad on mingisugused tehase või mingisuguse pikema protsessiliini osad, kus toimuvad materjali töötlemised, ümberkujundamised või siis mõjutamised. Ja viimaseks ongi siis see projekt, millega on seotud ka meil see kõige suurem vedu, millest eelmine kord siis Andres Lampega rääkis. Aga mina vaatan seda projekti, et see üks seade oli kõige keerulisem vedada. Tegelikult tootmises õnnestus meil väga hästi, oli edukas projekt, transport oli problemaatiline, aga sellega me veel tegeleme. Kui see üks seade maksis meil klient maksab selle eest suurusjärk 900 000 eurot, siis tegelikult sellesse tehasesse me tarnisime kokku üle 30 seadme. Siiamaani veel tarnime ja nende tellimuste kogupakett on üle 6,5 miljoni. Ja see tehas on praegusel juhul, kui teda ehitatakse, on maailma suurim tselluloosi tehas. See hakkab looma otseselt 4000 töökohta sinna Uruguaysse, kaudselt üle 10 000 töökoha. Sinna tehase ümber ehitatakse raudteed, eraldi sadamad, eraldi linnad selleks, et need töötajad saaksid seal elada. Ja ta hakkab kogu investeeringu $3 miljardit ja seal on üle 3 miljoni tonni eukalüptipuud kasutatakse selle tselluloosi tootmiseks. Ja tegelikult jällegi Andrits, Soome ettevõte, on osaliselt selle tehase ehitaja, ta ehitab seda koos UPM-iga, kes on samuti Soome ettevõte ja UPM-i enda ja UPM-i aastane käive on ligi 10 miljardit kogu grupil. Ja nende klientidega tegeledes, nende nõudmised on väga suured, nendega toimetamine on väga keeruline. Meie organisatsioon on väga palju ehitatud selle jaoks üles, et me ei oleks lihtsalt materjali töötlejad, vaid me suudaks selliseid projekte kvaliteetselt ja läbi viia. See nõuab palju inseneri oskust, palju kvaliteedikontrolli, palju projekti juhtimist. Siin on pildid siis toodetest, mis sinna projekti läks. Üleval vasakul paistab välja nagu mingi päästeparv, aga see tegelikult on niisutusseade, mis läheb ühe mahuti ümber. On siin erinevad soojusvahetid, filtersüsteemid, 2 parempoolset pilti on sellest toitele mahutist, millest on olnud juttu ka. Tõesti oli ta mis ma nagu ütleks selle kohta ka, et võib-olla teil on hiljem veel küsimusi, kes olid eelmine ka, ma ise ei kuulnud seda ettekannet, aga ta oli 0,5 meetrit kõrgem ja 2 meetrit pikem, kui meil oli seade, mis läks välja 2019 aastal ja läks Tšiilisse. Ja tolle vedu, ma ütleks, et möödus täielikult ilma probleemideta ja kujunes 3 korda odavamaks. Et seal on see piiride mäng, et just see 0,5 meetrit tegi selle väga väljakutsete rohkeks, just uued tee-ehitused, kergliiklusteed, uued tänavapostid, et see infra areneb ja teeb selliste vedude teostamise järjest keerulisemaks, kui ei arvestata piisavalt mingite veokoridoridega. Ja eks sellel on ka oma teema, et eks isegi kui on arvestatud mingite piirideni, siis alati ettevõtted ikkagi tahavad areneda, tahaks teha suuremaid ja keerulisemaid asju. Tehased lähevad ka järjest suuremaks,
et kui praegu on see Uruguay tselluloositehas maailma suurim, siis järgmine on juba teada, et Indoneesiasse tuleb veel suurem ja ilmselgelt ta vajab siis veel suuremat mahutit. Loomulikult tahaksime me seda teha ja jällegi seda ehitavad kumbki kahest Soome ettevõttest, kas Valmet või Andrits. Aga kes siis Estank nii-öelda organisatsioonina on? Teeme neid tooteid, aga kuidas me seda teeme, et meie visiooniks on ehitada kestlikuma maailma ja samal ajal luua paremaid elusid. Me tahame luua paremaid elusid enda klientide jaoks, inimestele lõpptarbijatena. Me tahame luua paremat elu oma töötajate jaoks, partnerite jaoks, töötajate perede jaoks ja samamoodi omanikud, finantseerijad. Et see on selline kompromisside leidmine, pidev areng ja selleks, et see areng saaks jätkuda, peab olema järjest targem, kiirem, suurem. Ja igapäevaselt selleks, et oma visioonini jõuda, on meie missiooniks pakkuda ületamatul tasemel, kõrgemal tasemel tootmise teenuseid. Ja selle tootmise teenuse sees on see nii-öelda klassikaline metalli rullimine ja keevitamine ja värvimine, kui ka tegelikult selle eelnev projekteerimine, kvaliteediteenused, transporti, paigaldust ja kõike, mida kliendil sellise toote juures vaja võiks minna. Ja me teeme seda läbi oma põhiväärtuste, kus meil on selgelt eesmärk, on igal tegevusel eesmärk, on suurem eesmärk, on meil inimesed, on meil protsessid ja me tahame seda kõike teha nii-öelda hingega. Estanki ajaloolises sellises loetelus, siin on päris palju punkte, mida mina tooksid olulisemate punktidena välja, on see, et 1992 Estonian Tank AS asutati. 1996 läks see 100% Raigo Tammo omandusse ja nimi muudeti Estank AS-iks, kui äriregistrisse see sisse kanti uuel viisil. Ja algselt veidikene lihtsamate toodete valmistamine. Kui vaadata, siis nüüd see periood isegi kuni 2000. aastani, ehk esimesed 8 aastat võiks öelda, et liiguti veel sellistes lihtsamates toodetes. Mingi hetk taheti teha Neste Eestile kütusemahuteid ja selleks, et seda oleks võimalik teha, siis asuti läbirääkimistes Soome Neste peakontoriga. See on ka oluline punkt, et kui algselt 92 asutati, siis teine asutajaliige oli soomlane Arni Konturi. Ja siis oli kohe algusest peale oli see suund, et Soome turule ja Soome kliendid kahasse siis ka nii-öelda Eesti ja Vene tarnetega. Aga see Neste on oluline sellepärast, et 2005 aastal toimus läbimurre, kus me saime teha siis tollasele Fortum Porvole, nüüdseks Neste Porvo tehasele, nii-öelda rafineerimistehasele, ühe survemahuti. Ja Neste on siin alal nendes survemahutite kategooriates selgelt selline tegija, kes on kvaliteedi näitaja. Kui sa saad Neste kvaliteedi auditist ikkagi läbi ja suudad olla Neste tarnija, siis sul peavad asjad ikkagi korras olema. Ja see tõi riburada pidi järjest kliente, mis on siin välja loetletud, Warner, Metsovalmet, Aalborg, Poliden Oututec. Ja siis koos nende klientidega on järk-järgult koos kliendi vajadustele ja kogu aeg pakkudes, et kas me saaksime teha midagi järgnevat, kas me saaksime teha midagi keerulisemat. Klienti kuulates ja suheldes meie kogu müügimeeskond on alati olnud ka soome keelt kõnelev. Ja see on viinud meid siis soojusvahetite tootmisesse siin heat exchangerite all ja mis on olnud siin viimase 4 aasta jooksul väga edukas tootegrupp on skruberid, mis on gaasipesurid. Siis
see liin, et kuidas me üldse saime siin skrubereid toota rahvusvahelistele klientidele, tegelikult tuleneb ka sellest, et aastal 2012 oli meie enda olemasoleva kliendi poolt Metso Valmetilt tuli tellimust toodata siin silindrikujulisi asju roostevabast metallist, et kas te võiksite ka teha meil ühe skruberi, kuna Läänemeri oli esimene sihuke nii-öelda katsetiik või väike sihuke meresokk, kus katsetati neid karmimaid nõudeid kütusele ja laevade saastatavusele, mis siis nüüd hiljem, 8 aastat hiljem implementeeriti ka kogu maailma meredele ja ookeanitele sõitmiseks. Ja kui meie siis saime siia teha juba, meil oli 8 aastat kogemust valmistada skrubereid enne, kui läks ülemaailmne buum tuli peale ja otsiti tegijaid, kes suudavad teha nii-öelda suuri ja keerulisi skrubereid. Nüüdseks on juba turusituatsioon mingil määral muutunud, seda buumi pealt on siia liikunud väga palju erinevaid fondide rahasid ja tekkinud uusi tootmisi. Ja ega see konkurents enam seal lihtne ei ole ja 90% sellest ärist toimub üldsegi Aasias. Ma olen ka välja toonud, et millised on minu hinnangul tegelikult Estangi edu eristavad punktid. Ajalugu on pikk olnud, kliente on erinevaid, inimesi erinevaid, aga mis on see, mis Estangi on viinud tegelikult olukorda, kus Eestis ma ütleks, meil konkurenti ei ole. Me müümegi eksporti ja me oleme suutnud kasvada oma näolistes ettevõtetes Skandinaavia suurimaks. Ja selles mõttes on see sihuke nišiäri, et meie käive on suurusjärk 25 miljonit praegu, viimasel 2 aastal natuke sellele alla, aga mahud on nagu püsinud ja nii suurt sellist ettevõtet teist Skandinaavias ei ole. Kui ma võtaks mingi muu sektori, siis ikkagi pigem ei ole sellist, ma ei tea, mis nagu masinatööstust, kus nagu suurim tegija on 25. Aga ma arvan, et see esimene oluline punkt on see, et üks asutajatest oli soomlane ja kogu aeg oligi soomlastega suhtlust. Seda on palju räägitud, et Soome turg võib tunduda atraktiivne, aga seal on ikkagi keeruline, sest et soomlane tahab suhelda oma inimesega. Me lihtsalt kogu aeg olimegi seal ja meie see müügijuht ja arendajad olid ikkagi oma toodetud täielikud fännid, et nad ei teinud seda tööd töö korras, et lähen vaatan, vaid nad tahtsidki kogu aeg olla selle suurte klientide juures ja rääkida, et mida kõike me saaksime teha ja kas ikkagi tulge ja proovige. Ja mida ma näen ka, et mis on kindlasti meie tulevikuplaanidel suur küsimus, et ega soomlaste jaoks ka siin käia meie tootmises ja meie protsessis on oluline osa selles, et klient käib kvaliteedikontrolli tegemas meie tehases. Et soomlasel on ka siia palju lihtsam käia kui Lätti, Leetu või Poola. Et saavad nad siit kiirelt käia ja see on lõpuks loonud olukorra, et me oleme Eestis, meil on olnud madalam kulubaas, aga meid on võetud kui Soome ettevõtted meie klientide seas. Ja see tähendab, et meil on madalam kulubaas kui Skandinaavias, aga meil on piisavalt keeruline toode, mille turuhind on lubanud Estangil alati olla nii-öelda eestvedaja selles, et me saame endale parimad inimesed, me ehitame tugevat organisatsiooni ja samal ajal teenime ka kasumit. Et kui võrreldes nagu Soome ettevõttega, kes on siis olnud jooksvalt meie konkurendid, siis Estangil on olnud võimekus rohkem inimesi võtta kontorisse ja kvaliteeti ja projektijuhtimisse, ehk siis nagu tugistruktuur on olnud laiem. Meie palgad on olnud soomlastest madalamad, aga samas Eestis oma sektoris tipus. Ja samal ajal ikkagi on jäänud veel ka vahet sellele, et kui vaatame Soome konkurendid ei ole püsivalt kasumit teeninud ja saavad nii-öelda hakkama ja Estang selle hinnaklassi juures on ikkagi suutnud ka nii-öelda endale arenemise jaoks raha teenida. Meie Skandinaavia kliendid on oma alal maailma tipptegijad, mis annabki võimaluse, et me ütleme, et see mahuti läheb Uruguaysse
aga tegelikult me ise otse ei müüks Uruguay tehasele seda mahutit maha, kui seal oleks Uruguay tegija. Et me ikkagi läbi selle, et meil on tugev kliendisuhe, me saame läbi enda klientide üle maailma tarnida. Ja pereettevõtte mudel pluss Eesti maksusüsteem rahvusvahelises konkurentsis kindlasti annab võimalust investeerida, areneda. Ei ole siit ettevõttest Raigo Tammo ja pere läbi aastate enamus raha on kõik tagasi investeeritud, ei ole pidevalt välja võetud ja hoitud ettevõtted selles. Tekib kindlasti arengule piirang ette. Ja mis on siis meie plaanid, minul ettevõttega arengu osas ja näen lähiaastatel, et seda konkurentsi tõsta on tegelikult kahes nüansis. Võiks öelda, et võiks keskenduda ühele, aga ma näen, et nad natukene eri suunad. Ja see joonis näitab seda, et kuidas Estank on kasvanud. Kõrval on inimeste arvus ja kõrval on joonis, et mitu protsenti on tööjõu või töötajate arv kasvanud. Mingitel aastatel on see protsendimäär ikkagi meeletu olnud, 64, 94 peale, aga summaarselt need kasvunumbrid, mida me praegu tahame teha, on ühed suuremad, aga protsentuaalselt, kuna me oleme piisavalt suured, et siis 20 inimese juurdetulek ei olegi enam nii sihuke drastiline, et ta jääb sellise. Meie eesmärk on kasvada suurusjärk 7%. See kõik tuleneb ka sellest, et kulud pidevalt kasvavad. Me oleme praegu toimetanud ühes vahetuses tootmisega. Ma näen, et selleks, et inimeste ootuste ja ka omanike ootustega kaasas käia, on meil vaja kasvada, muutuda efektiivsemaks, kasvatada töötunde. Sellega kogu organisatsioon saab efektiivsemaks, sest et haldus ei pea kasvama nii palju kui tootmisüksused. Ja see võimaldab meil isegi selle toote turuhinna juures, mis meil praegu on, tuua isegi oma hinda 1 tunni kohta alla ja olla turul konkurentsivõimelisemad, tagada inimestele pidev heaolu kasv ja samuti täita omaniku ootusi. Ega omanik ei taha ka stagneeruvas ettevõttes osanik olla. Ja lisaks sellele, et me peame kasvama, kasv annab ka veel, kui raha teenides tekib võimalus ja puhvreid ka teha vigu, ka katsetada, ka arendada, panustada pidevalt arendustegevusse. Ma näen, et meil on vaja järjest rohkem olla veel targem, palgata tippinsenere, tippspetsialiste selleks, et konkureerida. Ma ei taha enam pikalt konkureerida nende Soome ettevõtetega, kes minu hinnangul on meist juba arengus natukene maha hakanud jääma. Ma tahan hakata konkureerima Saksa ja Hollandi ettevõtetega, kellel on insener tehniline tase tegelikult kõrgem kui on meil. Aga ma usun sellesse, et läbi süsteemse ja pikaajalise töö sinna on võimalik ka järgi jõuda. Seega, innovatsiooni saame teha läbi inimeste ja organisatsiooni kasvatamise. Innovatsioon ei tähenda alati uue toote väljamõtlemist kategoorilises mõttes, vaid kohe jõuan ka sinna, aga ma arvan, et erilised inimesed, kes hingega ja pühendumisega töötavad, saavad teevad selle erinevuse, et kas Estanki eelistatakse partnerina, kas meie projektijuhtimine teeb kliendil, tekitab tunde selge. Estankis on asjad kontrolli all. Ma ei pea iga päev küsima üle, et mis te teete, kaugel olete, kas te saite kontrollist läbi, vaid kliendile turvatunde tekitamine. Ja erilised inimesed annavad meile konkurentsieelise läbi efektiivsema ja produktiivsema tootmise,
inimesed mõtlevad välja, kuidas automatiseerida, kuidas digitaliseerida ja nemad viivad need asjad ellu. Et lahendusi on maailmas väga palju, aga kui ei suuda neid rakendada, siis sellest ei ole kasu. Ja selle info põhjal, mida me suudame digitaliseerides koguda, saame teha paremaid juhtimisotsuseid. See eristab meid näiteks nendest Soome ettevõtetest, kellega me konkureerinud oleme pikalt ja kes ei ole saanud panustada nii palju organisatsiooni arengusse ja IT arengusse. Et seal veel tehakse väga palju seda tööd nii, et mõnes ettevõttes tegevjuht on ise projektijuht ja joonised on kõik paberi peal ja ühtegi automatiseeritud või digitaliseeritud kerplahendust neil ei ole. Ja siis see on olnud ka pikalt debatt, et nende kontori ja tehase osakaal töötajates on rohkem nagu tehase poole, aga kontori inimeste nagu palgad, et me oleme suutnud siis võimaldanud rohkem inimesi palgata, rohkem teha, sest et kulubaas on natuke väiksem, aga nüüd ma ütlen, et me oleme küpsem ettevõte ja paremini kontrollitud. Head inimesed, head müügimehed, head suhtlejad loovad müügiprotsessis erisuse. Et tõeliselt selline hingega aktiivne müügimees on ikkagi see, kellelt tahetakse osta ka ja kes käib ja uurib ja tegeleb. Paremad insenerid loovad võimekuse luua paremaid lahendusi kliendile. Hea näide, kiire näide sellest, et oli meil kliendipoolsete joonistega hinnapakkumise tegemine ja me olime siis sinna Kemi tselluloosi tehasesse, mis tuleb, on meil järgmine aasta suurim projekt, on Soome uus tselluloosi tehas ja oli siuke soojusvahetite pakett, kus me olime 5% kallimad, kui olid Hiina tootjad koos siis Hiinast transpordiga. Ja tegelikult on meil majas siis selline soojusvaheti ekspert, Soome mees, kes on tegelenud selle alal 30 aastat ja sellele paketile peale vaadates ta tunneb ära, et aga mehed, neid asju saaks teha tegelikult optimaalsemalt. Me saame teha neid väiksemalt, nii et ta annab oma protsessi seadme nõuetest sama välja, mida te ootate, aga ja me saame kokku hoida materjalilt. Kui me need muudatused sisse viime, me saame hinda alandada 10%, me liigume sellest, et me oleme hiinlastest 5% kallimad, olukorda, kus me oleme 5% soodsamad. Probleem selles olukorras oli see, et klient ei tahtnud minna lõppkliendi juurde tunnistada, et kuuled, et ma olen teinud mitteoptimaalse joonise ja mind ikkagi selle algse joonisega edasi, anti meile pool tellimusest, pool läks Hiinasse. Aga tulevikuks mul on see punkt ja mul on see referents, et vaadake, oleksime koos hakanud arendama seda, teeme koostööd, teeme partnerlust, arendame, disainime selle koos välja, ma saan toota seda. Ja meil on tegelikult eelis kõikide meie konkurentide ees. Nagu ma ütlesin, parem projekti juhtimine, kliendilt mure äravõtmine. Me anname kliendile, mida me lubame ja teeme veel ekstra, teeme veel järel koosolekud, tekitame tunde kliendile, et tõesti ka, see on nagu restorani minnes, et mõni restoran saadab sulle sõnumi ette, kui sa teed lauaplaneeringu, et kuule, homme oled tulemas. Allergiat ja teised seda ei tee. Ja ülioluline on head juhid, head keskastme juhid, nende arendamine, nende valimine. See, kuidas juht sinuga töötajana käitub ja kas ta hoolib sust, kas ta arendab sind, kas ta märkab, loob väga palju seda tunnetust, kuidas sul tööl on olla. Lisaks ülejäänud kolleegidele. Seega paremaks töötajate ühendumuseks on hea juhtimine ülioluline. Kui me kõiki neid asju teeme, oleme me eelistatud partner enda klientidele. Me oleme edukad ja me oleme jätkusuutlikud nii finantsiliselt, kui me saame ka teha arendusi keskkonna mõttes ja sotsiaalses mõttes tagasi anda. Me saame liikuda järjest rohkem enda visiooni poole, ehitada kestlikku maailma ja luua paremaid elus. Ja see oleks minu poolt kõik. Aitäh. Kas on küsimusi? Palun, kas on küsimusi Priidule? Aitäh, väga ilus jutt oli, aga küsimused palun.
Aitäh, Priit, ja ettekanne oli. Sain ka mitu asja rohkem teada. Tänud. Ma küsin ennem Priidu käest, ennem kui Raigo käest. Ma imetlesin eelmisel klubil, nendel transpordipiltidel olid nii mitmedki fotod, kus võis imetleda seda ülikaunist keevist. Ja räägitakse, et sul pidi seal slaavi ehk vene keelt kõlama seal tsehhis parasjagu. Kas niisugust terminit nagu kuvalda montaaž on seda teil tulnud selle praktika jooksul ette ka või? Sest tegelikult on imetlusväärne niisuguseid suuri asju nii ülitäpselt teha, et nad tõesti lähevad plopsti paika ja kohale. Ikka on, kogu aeg on ja see ongi see võib-olla see kogemus, et ühe näitena tooksin nagu selle, et meil on praegu üks projekt, mis on ka omaette nagu problemaatiline, et sinna Siberisse üks tselluloosi tehas, mis tehakse, siis me tegime valmis sinna nii-öelda jupid, et nagu selle mahuti tegime juppidena valmis, mis läks juppidena, sõitis sinna Siberisse, sest seda ühest tükist transportida oleks põhimõtteliselt võimatu sinna ja seal koha peal pannakse kokku. Aga seal minu hinnangul seal koha peal kokku panija ei ole tegelikult sellise tööga väga palju kokku puutunud ja nende eeldus on, et need siuksed kumerad kestad, et kui nad tõstavad, et nad lähevad nagu Lego paika, paned ja kõik on ideaalselt. Ja meie jaoks see tundub nii kummaline, sest meie inimesed on kogu aeg harjunud sellega, et ta ei lähe nagu Lego. Et kogu aeg ühest kohast tõmbama ja teisest kohast peksma ikkagi ja siis tegema selle punktkeevituse ära ja siis nagu tegema lõpuks selle ilusa keevituse otsa. Et loomulikult materjalid mängivad, seal on erinevad nagu pinged sees, temperatuurist oleneb isegi, mõni keevitus läheb tuksi sellepärast, et mõni tootmishalli uks on lahti korraks, tuleb külm tuul peale eelsoojendusega. Et on ikka loovaid lahendusi tootmises. Aga see käib asja juurde minu hinnangul. Priit, ma küsin nüüd niisuguse kahtlase küsimuse. Suuromanikul on niisugused kõrged sidemed. Ja ma ei mõtle selle all, ma ei mõtle ei meie presidenti ega naaberriigi presidenti, vaid hoopis kõrgemale. Kas tehases ka on tunda, et näed pagan, et mingi asi on lähenenud imelisel kombel? Et keegi suur ja hea on pidanud selle taga olema, et ta nii hästi on läinud? Ma ei ole tehase inimestega sellel teemal vestlenud kahjuks või ma ei tea, et selle tõesti siin, nagu ma enne alguses viitasin ka, et see transport, mis oli nagu äärmiselt keeruline ja kuidagi loksus paika, et ja nagu ma ütlesin, see on nagu iga päev. Ma ütleks, et meil ei ole hetke, kus on jälle mingis projektis on midagi kriitilist, millega tuleb tegeleda ja enamasti nad ikkagi lahenevad ja on lahenenud läbi aastate. Ja on see kõrgem jõud või on need head inimesed, kes tahavad teha ja oskavad teha. Eks see ole vist mõlemad natukene. Aitüma. Raigo pani, kas sul läks kaamera välja? Raigo, kas sa ütleks ka paar sõna lõpetuseks? Ja pane mikrofon ka sisse. Väga õige, jah. Et mis ma oskan öelda, jah? Peaaegu, et asjad sujuvad ja inimesed on väga tublid eesotsas Priiduga. Ja kui nüüd tulla su eelmise küsimuse selle Kuvalda jutu juurde, siis alguses hallis ikkagi pidid hallist läbi minnes hoidma ikka näppe kõrvade peal, sest seda plõmmimist oli, mis läks hallis ja mahuti sees kajama ikka päris valusalt. Aga näiteks eile käies hallidest jälle nagu läbi,
ei kuulnud ma küll ühtegi Kuvalda plõmmi, nii et ju need asjad on ikka läinud nüüd nii palju ikkagi paremaks, et seda Kuvaldat tõesti kasutatakse väga harva, nii et tehnoloogia teeb nüüd selle töö ära Estangis ikkagi enamjaolt. Aga veel kord tänud Priit ja hea töö, aitäh! Tänud kõigile esinejatele ja tänud kõigile kuulajatele ja järjekordne vabandus meie Aare Michelsoni ees, et me täna ametlikku kavva ei pannud. Aare on meie peasekretäri nõunik ja meil eelmine kord oli juba kavas, et nõunik saab ennast tutvustada. Teema oli põnev ja sõitsime ajalt üle ja täna oleme ka õnnetuseks juba ligi 10 minutit ajast üle läinud. Aare, ütle vähemalt tere ja ütle paar sõna, et sind ei ignoreeritaks niimoodi mitmendat korda järjest. Tervist, mul pretensioone selles osas ei ole, et kokkulepe oli, et kuidas kujuneb ja ma arvan, et siin need teemad, mis on välja tulnud, on päris huvitavad, et ma olen ise nagu transpordivaldkonna inimene, et mul eelmine kord oli ka mõned sellised ahaa või ohoo efektid, et ei kujutanud nagu üldsegi ette, et selliseid suuri asju, et kui neid liigutada, et millised, ütleme, probleemid seal nagu tekivad, arvestades oma 20+ aastat transpordisektoris olemise aega. Ja teine tänase päeva jätk siis väga meeldiv, et ikkagi Eestis suudetakse nagu asju teha, ütleme, mis on siis nagu maailma mõistes ka ainulaadsed. Aga kui paari sõnaga enda kohta öelda, siis võib-olla ma olen siis mõnes mõttes nagu Joosep Toots. Et omal ajal sattus siin läbi igasuguste huvitavate erinevatele põhjuste Venemaale paariks aastaks. Unustasin ennast sinna ligi 15-ks. Eelmise aasta detsembris siis tulin tagasi ja Joosep Tootsiga võrdlus ka, et tagasi siis sai sellepärast tuldud, et tervist oli vaja parandada. Et ma seal põdesin koroonat ja mul siis tuli nagu siin taastusraviga tegeleda. Et see oleks siis võib-olla lühidalt minust. Aga olgu, suur tänu sulle, Aare. Tiit, siin on olnud chatis on üks küsimus ka, et kes on huvitatud, ma võin vastata sellele, et kas hankepakkumist, Margus on küsinud, et kas hankepakkumiste juures lisate transpordi eraldi klausliga, et kulude pool jääb avatuks ja täpsustatakse enne peale tarnet või peate neid oskama juba algselt planeerida. Olukord, kus 0,5 läbimõõtu muutus tähendab 3 korda suuremat tarnekulu, kuidas end selles olukorras kaitsete? Kas ma võin sellele vastata ära või? Ole kena, jah, see on huvitav küsimus. Mina vaatan seda nii, et ja see on see üks juhtum, siis on nagu nüüd meie ajaloos kõige nagu suurem olnud, et eriveo transpordiettevõtted teevad hinnapakkumise niimoodi, et on see põhivedu ja kui on lisa ütleme siis teekoridoriga tehtavaid töid, millest siis Lampega rääkis, siis need on lisatöö all ja tehakse hinnang, umbkaudne hinnang, kui suur see võiks olla. Ja antud juhul näiteks, aga ta jääb nagu lahti. Keegi ei ole nõus andma väga detailset hinda, sest et ei ole tehtud väga detailset analüüsi täpselt sellise mahuti veoks. Seal on variant, mida alati transpordiettevõte pakub. Kui tahad selget analüüsi, siis see maksab eraldi suurusjärk 15 000 kuni 20 000. Ja nüüd ongi küsimus, et kui meil oli see eelmine väiksem ja tolle eelarve, et kunagi ei ole niimoodi juhtunud, et need lisakulud on läinud nagu meeletuks. Ja mingi hetk on otsustatud, et me ei tee igale veole seda kindlat kulu, mida üle 10 000 eurost kindlat kulu, sest muidu me anname kindlasti aasta jooksul päris palju raha ära, aga jääb see risk nagu sinna õhku. Ja mis on minu hinnangul selles veos, mis nüüd oli tegelikult nagu probleem, mis meil siiani vedajaga üleval on see, et meile indikeeriti mingi hetk, et
mehed, et see vedu läheb kalliks, et see on suurusjärk, tuleb siia 40 000 eurot nagu lisatöid juurde. Ja kõigil oli väga-väga kiire. Selgelt peab nagu oma organisatsioonis sisse vaatama, et oleks võinud transpordiga varem hakata tegelema. Aga jällegi eelnevatel juhtudel on sellest perioodist piisanud ja tehti kõik tööd ära ja siis tuldi tagant järgi nagu, et no vot, et tegime ära, aga tead, siin tegelikult oli see vedu ikkagi need lisatööd, et kui me plaanisime siin umbes 40 000, seda tuli tegelikult 160. Keda sa siis süüdistad, et kas transpordiettevõtet enda nii-öelda, ma ütleks, et tema erialal nii mööda hinnangus või meid siis, et me ei välistanud kõiki riske ja eriti, kui me teeme selliseid vedusid ikkagi aastas 10 ja varasemalt ei ole see risk nagu sellisel määral kunagi realiseerunud. Et kõik osapooled ütlevad, et eri veod, eri projektid, selline see elu on, et eks me nüüd siis nagu arutame ja vaidleme, kes kuhu jääb. Priit, üks väike küsimus veel otsa. Ega sa juhuslikult ei tea, mis selle projekti tarneklausel oli? Meie jaoks on see tarneklausel sadamas kai ääres. See oli siis FAS, jah? Jah, FAS. Et meil on nad liigutud, osad on FOB, nii et peame juba laevale ka tõstetud olema, aga sellel nii suurtel maavutitel tuleb erilaev, kes tõstab selle ise siis nagu laeva peale, et meie saame teha ainult seda nii-öelda kai juurde viimist. Tegelikult oli see lugu ka väga hea näide tarneklausli tähtsusest, aga aeg on üle, mul on hea materjal, mida loengutel kasutada. Nii, tänan sõbrad. Tunneme uhkust oma liikmete üle, peame vapralt koroonalahingud edasi ja kohtume 2 nädala pärast. Homme läheb külmaks, aga soe tuleb tuleval nädala lõpupoole tagasi. Kõike head!